Vaata ka, et sul oleks telefon lennurežiimi peal. Igal juhul aitäh selle võimaluse eest, aitäh kutse eest. Mul on igal juhul suur rõõm siin olla teie ees. Ja ma olen rõõmus pigem selle üle, et ma saan jagada seda usku, mis mul on. Ma saan oma elu jagada ja tunnistusi anda, mida Jumal teeb. Et minu, ütleme, sellise elustiili ja viisi järgi ma tõenäoliselt ei tuleks toimima, ma ei saaks hakka. Sellepärast, et ma olen 6 lapse isa, kõige vanem on 12, siis kuni 2-ni ja meil on 7 tulemus. Et aprillis sünnib meile lisa. Naine on praegu sellises olukorras, kus see raseduse algfaas, siis on see iiveldus ja need enesetunded, no naised teavad. Ma olen ka juba päris kogenud spetsialist selle alal. Et ühesõnaga, tema selline võimekus praegult ei ole eriti nagu hea. Nii et mul on nagu selline topeltkoormus peale langenud tulla 6-ga nagu toime, neid seal ohjata. Ja meil kodus on pigem siis võitlus praegu selle natukene segamini ja väga segamini olukorra vahel. Mul on tegelased nagu väiksed tsunamid ja väiksed orkaanid, kes käivad ringi. Miks ma seda kõike räägin? Ma ütlen, et elu ei ole kerge mul. Ja see ei ole mitte sellepärast, et ma nagu hädaldaks või kuidagi nuriseksin. Aga ma tean ja näen seda, et Jumal ei lase meile rohkem osaks saada, kui me jaksame kanda. Et see raskus, ja ütleme see elu olukord, mis mul praegult on, ma olen ägamas selle all, vahest nagu virisen oma sisemuses, aga siis, kui Jumal toob selle tasakaalu ja selle balansi, selle hingamise, siis mu sees tõuseb jälle tänu Jumala vastu. Sellepärast, et ma näen, et tänu nende olukordadele ma muutun kannatlikumaks, mul on pikem meel, minu süütenöör on läinud pikemaks ja pikemaks, enne oli see nii lühike, et mul on maja ehitus või siis maja renoveerimine käsil, kus ma pean uue fassaadi, uue laudise panema. Mul on 6 last ja siis on mul samal ajal teenistus, inimesed vajavad abi ja kõige selle vahel nagu üks tasakaal leida. Mul on vaja Jumala imet iga päev. Ma tahan fassaadi teha, vahest on niimoodi, ma panen ühe kruvi haaval neid laudi kinni, sellepärast üks tuleb, on vaja paerat kinni panna, teisel on vaja mähku ära vahetada. Siis 3. tuli rattakett maha ja siis 4. on vaja kiiresti minna muusikakooli ja 5. on seal vaja muid asju teha, lauda saagida mingisugused. Nii et kogu selle vahel, nagu ma ütlesin, on tõesti vaja mul Jumala imet. Ja teate, mul alles mõni päev tagasi läks see sõna nagu elama. Nagu Jumal ütleb Filippi 4:13, kas sa tead, mis see on? Ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Ma jagan seda oma elu ja oma tunnistus ja mida Jumal on pannud kogu selle
elu pöölise keskel minu sisse, see on saanud mu sees nagu elavaks sõnaks. Ja vaadake, kui see on saanud minu sees elavaks sõnaks, siis ma annan seda välja, et see võiks ka sinu jaoks saada elavaks sõnaks. Et tõesti meie võimekus on piiritu, kui me oleme issandas. Me suudame toime tulla absoluutselt kõikide olukorda. Lihtsalt oluline see, et sa endas leiaksid selle rahu ja otsiksid seda nagu vastust Jumala käest, et Jumal, mis on just praegu sinu tahe. Ma olen teadnud seda, et kõige keerulisemaks ja need kohad, kus suusad risti lähevad, on see, et mul tekib konflikti minu soovide ja Jumala soovide vahel. Ma tahan üht, aga Jumal tahab teist. Ja see, kuidas Jumal tegi mu sees selle sõna elavaks, kui ma hädaldasin ja nurisesin, Jumal, ma ei tule toime, mind tõmmatakse nagu lõhki. Mul kooritakse iga päev mitte 7 nahka, vaid 14 nahka. Ja kui Jumala vaim õhtul ütles mulle, et minu sõna on elu ja vaim. Mu sõna on elu ja vaim. See, mida Jeesus on rääkinud, see, mida me loeme pühakirjas, see on ju meile kirjutatud. See on sulle ja mulle kirjutatud. Ja ma ütlen teile, suurim ilmutus või suurim õnnistus, mis meile võib osaks saada, on see, kui see sõna hakkab elama sinu jaoks. Kui see saab toiduks ja kui see toob kõigi sinu elu turbulentside keskel sellise tasakaalu ja harmoonia, kui sa tuled toime. Ühel hetkel näed, et need lapsed, inimesed, kes sulle närvidele käisid, ühel hetkel on nii armsad. Ei saad aru, et probleem ei ole mitte nendes inimestes või teistes või lastes, vaid probleem on kogu aeg minus. Minu suutmatus tulla toime oma emotsioonidega, oma tahtmistega. Milline vägi on sellest, kui me saame oma asjad maha panna ja hakata elama Jumala tahtes. Ja vaadake, tõesti, kui Jumal ütles, et minu sõna on elu ja vaim, siis see sõna, ma suudan kõik temas, tõi minu sisse selle väe ja see põletas ära minu sees kõik selle koolma, selle raskuse, selle ägamise ja ma olin ühel hetkel nagu vaba. Mul on olnud korduvalt sellised tunded, et ma põlen läbi. Ma ei tule lihtsalt toime. Aeg tiksub peale, mul on maja vaja lõpetada, talv tuleb peale, soojustada on vaja, siis inimesed vaja teenimus, ma ei jõua ette valmistada, ma ei jõua palves olla, lapsed vajavad oma, abikaasa vajab, siis ma pean vahepeal nõusid sama süüa tegema. Et ma sisemuselt nagu põlen läbi. Ma tunnen, et mul ei ole seda jõudu. Ja teate, millal see kõige tugevamini esile tuleb, ma sisemuses põlen läbi. Mul on selline tunne, et ma põlen sisemuses läbi. See on siis, kui ma tahan ise oma enda jõuga kõik asju jõuda. On see tuttav? Aga ma ütlen, Jumal, siin ma olen, sina oled minu vägi, sina oled minu jõud ja ma panen need asjad sinu ette, too tasakaal, too see harmoonia, too see jõud minu sisse. Ja teate, Jumal ütleb, kes issandat ootavad, need vaevu hakkama saavad. Saavad uut rammu, amen. Ja vaata seda usku ja selle, mille ma olen saanud kätte. Ja see ei ole tulnud lihtsalt, usute. See on tulnud läbi katsumuste. See, mida ma olen kätte saanud, seda ma tahan edasi anda. Lugedes teile Jumala sõna, anda teile tunnistusi, et kogu selle elu keskel ma ei ole ise seda elu valinud, mis mul nagu praegu on osaks saanud. Ma ei ole seda valinud, ma ei ole niimoodi unistanud 7 lapsest ja pereisast olemisest. Mul oli sõjaväekarjäär, mul on korralik väljaõpe. Mina mõtlesin, minul on korralik karjäär, ma teen raha ja ma elan nii, nagu ma tahan. Aga Jumal oli oma plaanid.
ja teate, ma näen seda, et need plaanid, mis Jumalal on palju paremad kui minu enda plaanid. Ma olen sellest hiljem aru saanud ja ma räägin ka sulle, et sind julgustada. Et kui Jumal on midagi sinu elus ette näinud, see on palju parem. See on palju, palju parem, sest Jumal ütleb, et me uuriksime, mis on tema hea, meelepärane ja täiuslik tähe. Jumal on öelnud juba seda, et ta annab meile püha vaimu neile, kes usuvad. Ta on ristunud meid püha vaimuga ja teate millega veel? Ütle kõvasti. Tuli! Tuli! Püha vaim ja tuli. See on see, mille Jumal on andnud meile tõotunud. Ja teate, tuli on see, mis hoiab sind elama. Seda tuld, mis püha vaim meile annab, seda ei saa panna karpega kasti. Seda ei saa kuidagi niimoodi vaikselt niimoodi ära taltsutada. Sest püha vaimu tuli on see, mis peaks kogu aeg laienema ja mis peaks kogu aeg kasvama meie sees. Ja Jumala sõna hoiatab, et me ei kustutaks seda tuld. Aga tead, ma olen tähele pannud seda, et kui me oleme hõivatud ja kui ma ise olen hõivatud, siis mul on kalduvus hakata nagu otsima mingisuguseid alternatiive ja nagu mingisugused meelelisi naudingud sellest maailmast. Ja meil on tänapäeval kättesaadav internet, meil on igasugused seal filmid, ma ei tea, YouTube'id ja TikTok'id, mis tahavad nagu vägisi meie ellu tulla. Keegi saadab mingisuguseid klippe, mingisugust eluolukorda. Ja ma olen tegelikult tähele pannud, et ma ei pane tähelegi, kuidas ma juba vaatan neid maailma asju. Ja lähevad minutid, lähevad 10 minutit ja pool tundi. Ja siis, kui ma olen need ära vaadanud, ma tunnen, et mu sees on nagu mingi tuli ära varastatud. Ja tead, ma mõtlesin, et Jumal, et ma ei taha, et see maailma vaim nagu tõmbab nii tugevasti, et aita mul nagu sellega toime tulla. Et nagu see sulle on. Sest kas sa tead seda, et kui Peetrus lubas Jeesusele, et ta teeb kõike, mida nagu tema võimus, et kui Jeesus ütles, et ma pean kannatama, ma pean surema ja ma tõusen üles, siis see oli see sõnum, mis jüngritele ei meeldinud. Sellepärast nemad nägid ju temas päästet, kes vabastab neid siis selle roha võimu alt. Aga Jeesuse plaan oli palju kaugemale ulatuv. See, mida Peetrus ütles Jeesusele, need olid lihtsalt sõnad. Aga kui see olukord tuli kätte ja need raskused, need tabasid, see, mida Jeesus oli rääkinud, et ma pean kannatama ja lähen risti surma. Kui see oli kätte jõudnud, siis Peetrus, mis tegi, salgas. Ja mida ta tegi? Ta tegi seda, et ta vaatas eemalt, ta järgnes Jeesusele eemalt. Ma tahan nagu näidata sulle seda, mis nagu mind Jumala sõna koha pealt puudutas just nüüd viimasel ajal, et ma ei läheks eemale, et ma ei läheks Jumalast kaugele. Sellepärast, et mul on see kiusatus iga päev kõigi nende savimiste keskel. Ma ei ütle, et ma olen nii püha, et ma olen nii võimekas ja tubli, et ma saan hakkama. Ma katkestan korraks, et telefoni panin lennurežiimile, aga üks väike tüdruk läks ka lennurežiimile ja nüüd temaga tegeldakse, aga et võtame vahepeal äkki aega, et palvetame tema pärast, et ta ennast hästi tunneks. Okei. Näbu on väike veidike. Siin praegu? Jah. Malle ja Kristjan tegelevad temaga. Okei.
aga kohus tõuseme korra püsti ja lihtsalt me näeme seda, et käib võitlus igasuguse sinu vaimu liikumise ja sinu tõe osaks saamise vastu, issand. Me ei ole nõus sellega, et hingevaenlane tuleb ja üritab ära segada seda koosoleku, varastada, issand, seda sinu parimat tahet. Seepärast me võtame meelevalla selle üle ja me käsime igasugusel vaimsusel, igasugusel rünnakul, igasugusel vastuseisul taanduda Jeesuse Kristuse nimel. Ja me kuulutame selle väikse tüdruku üle praegu täielikku tervenemist, rahu, paranemist, kiiret taastumist Jeesuse, meie issanda võimsal nimel. Ma tänan sind, issand, et mida iganes meie vastu tuleb ja selle aja vastu, selle koha vastu ja meie inimeste vastu, kui üht teed ta tuleb, 7 teed ta põgeneb. Jeesus, me kuulutame sinu võitu, sinu päästet, sinu tervenemist, Jeesus, sinu nimel selles kohas. Ja täname, issand, et ei kõlba ükski relv, mis on valmistatud meie vastu ja me mõistame hukka kõik keeled, mis tulevad meiega kohut käima. Jeesus, sinu nimel olgu see laps terve ja korras. Olgu seotud vaenlase plaan ja me kuulutame selle viljatuks, tühiseks, läbikukkunuks ja me hüüame, issand, sinu võitu ja täname selle eest, et sinus on meil pääste ja kui see tüdruk on päästetud ja korda saab Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Jaa, vastuseis on väga tugev. Ma korra siin võib-olla katkestan selle koha peal, ma lihtsalt räägin teile ühe kiire tunnistuse sellest. See nädal oli selline eesõigus ristada ära üks naisterahvas, kes oli siis saatana poolt välja valitud juba saama selliseks nagu pimeduse ohvitseriks, kes oli täistuuridel okultismi minemas ja kes oli siis elanud või elas oma soost, samas soost siis naisterahvaga, oma soo iharuses elav inimene. Ja kuidas see elu temast niimoodi kinni jooksus oli see, et ta oli juba teinud 2 enesetapukatset ja ta hakkas hüüdma Jeesust appi ja lihtsalt pikk jutt lühikeseks. Mul oli eesõigus temaga siis kohtuda, Jumal viis meid kokku, see oli eelmine nädal ja ma 2 tundi rääkisin talle sellest, kuidas tulla välja pimeduse meelevallast ja saada Jeesuse Kristuse valguse kuningriik. Ja teate, selle ajal, kui ma rääkisin talle Jumala sõna, kui ma räägin seda väe ja meelevallaga, kas te usute seda, et need vaimud, mis seda inimest kinni hoiavad, hakkavad seal möllama ja hakkavad vahele segama ja karjuma ja häält tegema. Olete nõus? Jumal on andnud meile vaimude eristamise anni, et me saame aru, millal räägib vaim ja millal räägib inimene. Peetrus oli ka, kes ütles Jeesusele, et hoidku Jumal sind selle eest, et sa ristile ei läheks. Jeesus oli väga otse ja sirge, ütles, tagane mu saatan, sa ei mõtle nii nagu Jumal, vaid sa mõtled nagu inimene. Ja sel ajal, kui ma rääkisin selle naisterahvaga, siis mitu korda ma pidin võtma meelevalla Jeesuse Kristuse nimel, ma seon sind, sa vastupanija vaim ja ma käsin sul vait olla. Sellepärast see, mida ta hakkas kogu aeg rääkima, oli see, aga tegelikult ma saan ise ka hakkama. Tegelikult mul ei olegi nii hull asi, tegelikult kõik on hästi ja nii edasi, nii edasi. Aga ma saan aru ja me saame mõistama läbi püha vaimu, et see, kes ütleb, ma olen oma teenimistöödes aastate jooksul näinud neid loosunguid küll ja küll. Ma saan hakkama küll. Tegelikult pole asi nii hull midagi. See on vale. Ja vaata, me ei maad ei liha verega. Meil ei ole võitlemist inimestega, vaid valitsuste võimudega, kurjade taevaluste vaimudega. Ja Jumal andis sellise anni rääkida selle inimesega, kes on elanud sellises patus. Teate, lõppkokkuvõttes ei ole vahet. Meie inimestena paneme neid patte nagu erinevasse kategooriatesse. Ja ma olen istunud mehega, kes on tapnud inimesi.
ja ma olen olnud inimestega, kes on hoorajad. Ma olen olnud inimestega koos, kes on homoseksuaalid. Teate, pimeduse kuningriigil ei ole vahet, millise patuga sa oled seotud. Kui sa oled patus, sa oled patus. Meie inimestega mõtleme niimoodi, et sina oled selline, sa oled selline, panna kategooriates. Aga Jumal andis sellise anni. Ja teate, kui meil ainult oleks sellised silmi, näha teist inimest läbi Jumala silmadel. Ma ei näinud teda kui patust, ma ei näinud teda kui homoseksuaali, vaid ma nägin teda kui Jumala tütar, kes on kadunud, kes vajab meeleheitlikult Jeesust, kellel on vaja tõde kuulutada, mitte rääkida talle, millega ta seotud on, vaid rääkida, kelles on pääste, milles on pääste. Kui sa ainult usuksid ja kogu teema oli Jeesus, tema ristitöö, tema valatud veri, et see on kehtiv, see räägib ja see vabastab ja see puhastab ka täna, kui sa ainult usud ja kui sa ainult selle vastu võtad. Ja vaata, kui me räägime Jeesuse verest seotud inimestele, vaat siis tekivad reaktsioonid. Ja siis see asi lõppes sellega, et ta parandas meelt. Ja me andsime, või tema andis siis oma elu Jeesusele üle. Ja sel ajal, kui me olime ära palvetanud, siis tema sees see Iisabeli vaim, see demonlik vaim manifesteerus. Mu sees on võitlus, tegelikult see kõik jama, ma ei taha seda. Panin Jeesus nimel käed peale, ma ütlesin, et sa oled vait, ma käisin sul taanduda ja me võtame selle sõna alusele, kelle häält kuulad, selle orjaks saad. Nüüd ma küsin sinu käest, kelle häält sa täna kuulad? Ma kuulan Jeesus. Ei, olin käed peale ja mu käsi läks valusaks. Ma tundsin seda vaenlase ligiolu. Aga teate, sellest ma ei kohku ära. Jeesuses me oleme suuremad. Jeesuses on meie vägi suurem. See, kes on sinu sees, kes on minu sees, on suurem kui see, kes on maailmas. Ja kui me oleme sõjas, siis me oleme sõjas, päris kuulid vihisevad, vaimsed asjad on veel reaalsemad. Aga me ei pea kartma sellepärast, et Jeesuses Kristuses on meile võit ette määratud. Ja see naine võttis usu vastu ja nüüd see nädal sai ta ristitud, aga isegi enne ristimist läks selliseks vastuseisuks. Teate, mulle meeldib neid vastuseise näha. Sest mida suurem vastuseis, seda suuremad võidud. Halleluja. Ärgem kunagi vaadake nende olukordade peale, mis toimub sel hetkel, kui te hakkate kõnelema, kui te hakkate rääkima tõde, kui te hakkate kuultama Jeesust, kui te olete ise seda tuld täis, seda usku täis, et see, kes on sinu sees, on suurem kui see, kes on maailmas. Et inimesed vajavad tõde kuulda. Me ei kata patu kinni. Ja see, mis see naisterahvas tegi, ta ütles lahti kõigest sellest vanast elust. Ta ütles lahti kuradist, tema valedest, sellest okultismi väest, kõigist nendest kohtadest, kus ta oli käinud ja pöördunud nõidad ja ma ei tea kelle poole. Ta ütles nendest lahti ja teate, kui ta ütles lahti, siis ühel hetkel selles võitluse keskel ta silmad olid nagu veripunased, nad olid viha täis ja teisel hetkel nad säravad ja ülistavad Jeesust. Küll on ilusad need vahtepildid. See vahe, kui sa näed, kuidas Jeesus tuleb sisse oma valgusega ja kui pimedus inimese seest kaob. Kui ilus. Ja vaata, me peame olema, ma ei saa ütelda, me peame olema, meil tuleb olla täis seda tuld. Kui sa tahad seda tuld, siis me saame seda selle läbi, kui me võtame ise vastu Jumala armastust ja hakkame seda välja andma. Ja kui me ei tee kompromisse iseendaga, oma hirmudega, oma kompleksidega, me ei teeks kompromisse. Jeesus tahab meid. Me oleme kutsutud nendeks viljakandjateks ja ma kohe nagu sellest tahan jõuda lühidalt nagu rääkida, et laste kasvatamine täna nagu ei ole kerge. Halleluja. Kõigil on omad soovid.
kõigil on omad tahtmised. See on väga kulukas, teate. Aga Jumal on öelnud, ärge muretsege, mida süüa, mida juua. Ärge muretsege, kuidas toime tulla, sest mina annan kõike. Kui Jumal annab lapsed, Jumal annab ka leiva. Ja ma näen, et see nii on. Ma olen juba 8 aastat täisaega Jumala riigi töös. Ma olen 8 aastat. Ja ma ütlesin Jumalale, et kui minu pükstesse tulevad augud, ma panen selle Jumala sulase ameti maha. Siiamaani pole tulnud. Jumal on ustav, armsad. Jumal on ustav. Kui meil oleks ainult seda usku rohkem, aga teate, usku me saame, kui me kuuleme Jumala sõna, kui me võtame vastu tema sõna. Sõna on elu ja vaim. Ja me saame hakkama koos temaga. Ja kui me paneme oma elu maha, et otsida tema tahet, et teha tema tahet, siis ma olen võimeline oma lapsi kasvatama, siis ma olen võimeline oma maja ehitama ja siis ma olen võimeline ka inimesi teenima. Ja teate, kui see naisterahvas helistas või siis see mulle helistati, et selle naisterahvaga kokku saada, siis mul algul esimene reaktsioon on, et teate, mul ei ole aega. Mul on nii palju tegemist. Aga ma ütlesin, et ei Jumal, kui see sinu tahen, ma saan temaga kokku, ma olen nõus oma fassaadi tegemise maha panema ja teenima seda inimest. Ja teate, kui ma nägin selle inimese vabanemist ja ristimist, ma ütlesin, ma olen nõus seda fassaadi tööd täiesti ükskõik kuhu jätma. See on palju enam. Ja teate, see töö, mis ma nüüd tegin eile vihmaga, sadas niimoodi vihma. Ja ma tegin tööd ja mul oli selline rõõm, ma olin läbi märg, aga töö kuidagi sujus. Ja täna sai, ütleme, eile sai kõik kinni selle asja. Halleluja. Kõik saab koos Jumalaga. Aga nüüd see tuli, mida Jumal tahab, et meie sees oli, seda ei lase, me ei tohiks lasta kustuda. Ja on maailmas asju, mis meid tõmbab, mis meid nagu ahvatleb, mis meid nagu, mis on see, mis lämmatab sõna, mäletad? Ohakad, selle maailma rikkuse petlikkus ja mis veel? Mured. Kuidas hakkama saada, kuidas toime tulla. Ma ei ole siin jõudnud seda rääkida, aga ma olen varem seda rääkinud erinevates kohtades, kui see kooliaasta algas ja ma ütlesin, et Jumal, et väljaminekud on suured, et palun, et kas sa saaksid varustada kuidagi. Naine hakkas nõudma juba seal ja ütles, et äkki lähed tööle, et me ei tule toime. Ma ütlesin, tead, kui ma lähen tööle, siis see tähendab seda, ütleme maailma mõistes tööle, et ma lähen lihtsalt palgatööle. Ma ei ole täna töötu, usute. Mul on tööd nii palju. Mul on lapsi kasvatada vaja. See on väga suur väljakutse. Mul on maja ja mul on teenistus. Aga naine mõtles, et äkki sa lähed palgatööle kuskile, et me toime tuleksime. Ma mõtlesin, tead, et kui Jumal meie eest ja me ei hoolitse, siis ma lähen. Kui Jumal lõpetab ära varustamise, siis ma lähen. Aga ma läksin õhtul Jumala ette ja ütlesin, et Jumal, siin ma olen, siin minu maas. Palun, kas sa võtaksid selle olukorra enda kätte, ma lihtsalt annan selle mure ära ja ma keeldun muretsemast. Ja teate, nii kui ma sõnad ütlesin, selline rahu tuli sisse. Ma läksin naise juurde, ütlesin, tead, kõik saab korda. Ma ei teadnud, kuidas, aga ma ütlesin, kõik saab korda. 2 päeva hiljem mulle helistatakse Ameerikast. Keegi Rootsis kõigepealt ütles, et keegi Ameerikast tahaks juba ühendust saada ja ma sain siis ühendust ühe Ameerika vennaga ja ta ütles, et Andrei, sa ei kujuta, et mind tabas Jumala püha vaim ja must sisse tuli selline tuli, et ma pean sulle andma ühe ülekande tegema ruttu, kas sa saaksid anda mulle oma kontonumbri. Jumal mind puudutas, ma pean ruttu saama ühest summast lahti. Sest tuli mu seest, ta ütles niimoodi, see põleb nagu bensiinikanister mu sees. Mõtlesin, jaa muidugi. Ja tead, andsin kontonumbri ja Jumal õnnistas läbi selle mehe. Sellise hea summaga, kus ma sain arved makstud ja lastele koolitarbed ja kõik muu selline.
mul ei ole ametlikku sissetulekut, ma elan täna usust, ma elan nii nagu Eelia, kellele kaarnad toovad. Et teate, Jumal ei ole jätnud meid hävisse. Need, kes usuvad temasse, ei jää kunagi hävisse. Halleluja. Ei jää ka sina hävisse. Mitte kunagi sa ei jää hävisse. Aga see tuli, nagu see Ameerika vend helistab, et see nii hästi sümboliseeris seda Jumala tuld või seda olemust, et kui Jumal midagi sinu sisse paneb, siis see põleb su sees. Ja vaat see tuli toobki elu ja tuli on ju see, mis toob valguse meie sisse. Ja tuli peab põlema iga päev. Kuule. See peaks iga päev põlema. See ei tohi ära kustuda. Me peame sellest hoolitsema ja sul tuleb sellest hoolitseda, et see ei kustuks ära. Teate, mis juhtus Peetrusega, kui ta hõiskas välja, et mida iganes Jeesus, ma tulen koos sinuga. Ma olen nõus koos sinuga surema. Ja siis, kui olukorrad olid käes, kui see päris raske olukord oli käes, siis kui kõik oli hästi, kui on hästi, meil pole probleemi Jumalat ülistada. Aga ülista siis, kui on raske. Ma olen olnud sõjas, ma olen olnud sõjaolukorras. Seal ei ole kerge. Ma olen tankide vahel niimoodi äganud ja ütlenud, et Jumal, ma ei oska mitte midagi öelda, kui ainult see, et siin ma olen, vaata mu peale. Lihtsalt südames ja vaimus ja hinges nii raske on olnud. Kõik see surmalõhn ja see vaenlase selline nagu vaimsus on nagu peale suru. Et me ju ei teadnud, kas me Afganistanist tuleme järgmine päev tagasi või nii. Ja ma tankide vahel ütlesin lihtsalt, Jeesus, siin ma olen. Teate, lihtsalt see sõna siin ma olen vaata mu peale nagu murdis mu seest need hirmukantsid. Ja ma läksin, hakkasin sõna lugema siis, kui teised magasid. Ja kui ma lugesin Jumala sõna, siis hakkas mind täitma. Ja teate, usk hakkas mu sees kasvama. Usk on niivõrd reaalne asi, armsad. Sinu usu pärast käibki võitlus, et sul ei oleks seda usku. Ja teate, mis usku? Seda usku, et kõik on võimalik. Nii nagu Jeesus ütles Martale, kui sa vaid usuksid, on kõik võimalik. Kui sa ainult usuksid, sa näeksid Jumala au. Kas sa tahad näha oma elus Jumala au? Mina tahan näha. See, mida ma täna räägin, mida ma jagan, on ainult selleks, et tuua esile Jumala au, et minus ei ole seda võimekust ja suutlikkust toime tulla oma emotsioonidega, oma tunnetega, oma kohustustega ja selle koormaga, mis mul peale pandud on praegu. Ma ei tule sellega toime. Ma ei ole oma natuurilt selline. Mul on kalduvus ära põgeneda või siis hakata alkoholi tarbima. Aga ma olen otsustanud oma elu maha panna ja elada ainult Jeesusele Kristusele. Olla tema oma ja saada see taevalik pärand enda sisse, saada see võimekus ja suutlikkus, nii nagu ütleb 1. Timotuse 1:7, et Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väär, armastuse ja mõistliku meele vaim. Mõistlik meel on enese valitsemine. Armastus on see, mis ajab igasuguse hirmusu seest välja. Vägi on suutlikkused, võimekus tulla toime absoluutselt kõikide olukordadega, mis on sinu ees. Jumal on võimatute asjade Jumal. Ega Jumal ilmaaegu ei saatnud Iisraeli sinna tõotatud maale, kus olid vastas sellised väiksed mehed. Hiiglased. Ja need olid tõesti hiiglased. Jumal ei tahagi, et me oma enda jõu peale loodaksime. Kumb sa oled? Kas sa oled nagu see Joosua ja Kaalep, kes nägid neid olukordasid läbi Jumala silmul? Või oled sa teine, kes need 10 maakuulajad, kes vaatab olukorda peale läbi inimeste silmade? Kumb sa oled?
kui minu elu panna ekraani peale praegu kõik need lastega ja maja ja kõik see niimoodi, ma ei tuleks toime. Mul ei ole midagi häbeda, ma mõtlesin, ma ei tuleks toime. Aga see tuli, mis on mu sisse tulnud, see põletab ära selle suutmatuse. Ja see, et ma ei karda väljakutseid, ma ei karda raskusi. Las tulevad. Anna peale, anna minna. Elu anna veel minna või saatan anna minna või Jumal anna minna. Ma ei karda, ma teen selle otsuse, ma ei karda neid väljakutseid. Ja ma tahan lihtsalt selle mõttega jõuda, et kui Jumal on andnud mulle lapsed, siis on mul kohustus need üles kasvatada. Ja teate, selle maailm sõdib selle nimel, et minu lapsed minu käest kätte saada. Koolis, sõprade läbi ja läbi isegi lähedaste ämmade. Ma armastan oma ämmasid. Oma ema, oma ämma, ma armastan neid. Aga ma saan aru, et nii nagu Peetruse läbi on võimalik, nagu läbi Peetruse rääkis keegi teine, on võimalik ka läbi inimeste, et keegi räägib keegi teine. No ise tahtsite nii palju lapsi. Palun nüüd, olge nüüd. Või siis niimoodi öeldes, et laske omate oma lapsed lahti. Mis te nendest niimoodi kinni öelda, mis te nendest poputate niimoodi. Laske need ometi lahti. Kellele? Kuradile lahti. Andeks mitte. Ja teate, me oleme õppinud Cindiga, oma abikaasaga, isegi mitte vastama nendele. Isegi mitte reageerida. Sest Jumal on öelnud, et kannatage kurja. Ja teate, meil on, kui sind pommitatakse ja kui sind süüdistatakse ja kui sulle heidetakse ette sinu, ütleme, eluolukorda, siis Jumal annab ka sulle võimekuse. Kui sa oled Jumala tahtes, ütleme nii, kui sa oled Jumala tahtes, sa tead, et sa oled Jumala tahtes. Sa tead, et sa oled tema soosingus, sa oled tema varustatuses. Sa tead, et ta juhib sind. Siis tulevad süüdistajad ja tahavad sind rajalt maha tõmmata, tahavad sind kõikuma panna, tahavad sind kahtlema panna. Miks sa pead niimoodi kannatama? Jeesusele öeldi ka, mäletad, kui sa oled Jumala poeg, no tule, siis oled ristid alla. Kelle hääl see oli? Ja meile ka inimesed vahest võib-olla ütlevad ja lähedased, et no miks sa pead niimoodi elus praegu kannatama? Aga teate, üks asi on Jumala pärast kannatada, teine asi on oma rumaluse pärast kannatada. Aga ärgem kohkugem. Olgem valmis ka kannatama kurjad, sellepärast, et Jumal ütles, et kui me oleme tema tahtes, siis meid süüdistatakse ja kiusatakse taga. Ja kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult, neid kiusatakse taga. Halleluja. Miks? Miks ei rõõmusta? Sellepärast Jumal ütleb, et olge rõõmsad. Sellepärast, et teie usu läbikatsumine toob ju kannatlikkuse. Ja nii edasi. Teie usk katsutakse läbi ja meie usu pärast käib võitlus. Et see jääks sinu südamesse täna. Et sinu usu pärast käib võitlus. Mida Jeesus ütles, et kui ma tulen, kas ma leian? Ja meid tahetakse see usk ära võtta, et me ei usuks temasse. Kui me hoiame oma silmad ainult Jeesuse peal, kui me hoiame oma silmad, oma fookus, oma südame, oma mõtted tema peal, siis me oleme täidetud tulega. Siis me oleme täidetud võidmisega. Ja tema võidmine õpetab meid kõiges. Tema võidmine. Kuidas püsida Jeesuses. Ja kui sa oled Jeesuses, siis Jeesus ütles, mina elan ja teie peate elama. Ja nüüd vaatan. Peetrus. Ma tahan sellest Peetrusest rääkida. Kui Peetrus salgas Jeesuse seal ülempeestri selles kojas. Siis Jumala sõna ütleb niimoodi, et ta järgnes Jeesusele
eemalt. Ta läks eemale. Ta kartis seda raskust, seda väljakutset, tal oli surmahirm, kui see oli päriselt silmitsi, oli tõeliselt selle olukorra sees. Siis ta hakkas kartma sõnadel, mis ta ütles, mida iganes, Jeesus, ma olen sinuga, nendel ei olnud mingit kaal, need olid tühised sõnad. Ja kui ta sattus sellesse olukorda, siis vaata, see, mida me välja räägime, see, mida me tunnistame, meid katsutakse läbi. Kas sa kuuled? See, mida me räägime, see, mida me tunnistame, kui me hakkame Jumala sõna tunnistama, meid katsutakse sellest läbi. Kas selles on usku, kas selles on kaal. Ja ta läks eemalt ja jälgis Jeesust ja ta läks sinna ülempreestri sinna õue ja seal oli üks lõkke ja ta läks sinna lõkke juurde ennast soojendama. See oli vale tuli, see oli hoopis teine tuli. Ja vaata, meie hakkame ka, kui me läheme Jeesust teeme, me hakkame otsima seda teist tuld. Aga see tuli oli see tuli, kus olid süüdistajad kohal. Oota, ma tean sind, sa oled ka seal. Ma tean, sul on see, sa oled see Galileal. Ja, sa olid ju ka seal. Ei. Ja Peetrus salkas Jeesuse ära ja veel 3 korda. See, millest tema andis tõotuse ja vandus, et mida iganes. Tere tulemas. Teda katsuti läbi. Astuge edasi. Ma tean, et tema palavaks. Võib ära võtta selja. Võib ära võtta selja. Ei, ma mõtlen teie pärast. Ei, ma ei tea. On teil palavaks või? Me teeme sealt nagu andmepõlvina. Võimalik siit äkki või? Aga siis tuleb Kristile. Ei, mina ei karta. Okei. Panen siit lahti. Muidugi läheb palavaks. Tuli tuleb. Sa süütad meid. Halleluuja. Aga mida ma tahan nagu rääkida, mis on mu sees nagu põleb see, et me ei oleks need, kes ütlevad, aga ei tee. Ja teades seda, et kui me tunnistame midagi, siis ära kohku, kui sa katsutakse või sind satud läbi katsumusse. Kui sind hakatakse läbi katsuma. Ja vaata, mis juhtus see, et ta salgas Jeesuse 3 korda. Ja tead, mis see, ja nad kõik jooksid minema sealt Getsemani aiast, kui Jeesus tuli kinni. Nad kõik läksid minema. Ja mis juhtus nendega? Jeesus löödi risti, maeti ära, ta tõusis üles, aga mis jüngrid tegid? Mis nendest sai? Ma loen Johannese evangeeliumist. See on viimane peatükk. Pärast seda ilmus Jeesus jüngritele veel Tiberiase järve ääres, aga ta ilmus nõnda. Pane nüüd tähele, Simon Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse kaksikuks ja Naatanael, kes oli Galilea Kaanast ja Sebeduse pojad ja veel 2 tema jüngritest olid seal koos. Simon Peetrus ütles neile, ma lähen kalale. Nad ütlesid talle, me tuleme sinuga kaasa. Nad läksid välja ja astusid paati, et sel ööl ei püüdnud nad mitte midagi. Ja me teame seda lugu, kui Jeesus ilmus ütles, et visake sinna teisele poole. Kõigepealt küsisid ka, aga kodu ajal seisis Jeesus kaldal, ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Huvitav aine, et nad ei teadnud, et see ei kõnnud teda ära. Jeesus ütles neile, lapsed, on teil midagi leiva kõrvaseks? Nad vastasid, ei ole, aga tema ütles, heitke nood paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsidki ja ei jäksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. Halleluja. Ime. Nad ei olnud kaugel sealt kaldast. Terve öö püüavad ja siis ei saa mitte midagi. Ühe Jeesuse sõna peale saavad nad terve noodi täis. Ma tahan nüüd osutada mõned punktid, paar asja siin. On okei?
tõmba natuke eest kaamerale läheb ette. Okei. Näidata sulle ainult paar asja siit, mis Jumal hakkas mulle nagu rääkima. Esiteks see, et jüngrid läksid tagasi oma vana elu peale, oma vana töö peale. Nad tundsid Jeesust, nad olid koos temaga. Jeesus õpetas neid 3,5 aastat teha nendest jüngrid, aga nemad läksid, kõigepealt kui Jeesus tõmbas nad välja, et tulge ära, ma õpetan teilt inimesi püüdma. Aga nemad läksid tagasi kalale. Ja vaata, mis juhtub meiega, kui me oleme saanud Jumala kutse. Ja siis otsustame, lähme tagasi. Milline on meie elu? Millist vilja see kannab? Mitte midagi. Ja Jumal ei lase sul midagi kanda, vilja kanda. Sest Jumal ei lase oma nime pidada. Ja kui sa tahad ja mõtled, et Jumalaga asjad ei tööta, ma olen maailma tagasi, siis sa ei saa kunagi seda rahuldust ega rõõmu ega rahu enam. Mitte kunagi sa ei saa. Ja nii juhtus jüngritega. Nad ei saa mitte midagi. Aga teine asi, mida ma tahan, et sa paneksid tähele. Nemad ei otsinud Jeesust. Jeesus ise tuli, otsis neid. Ma jätan 99 lammust maha. Ma lähen ühte kadunut otsima. Jeesus ise tuli ja otsis need üles. Ja Jeesus otsib ka sinu üles, kui sa lähed. Aga vaata see, mida Issand ütles, et ma olen tulnud selleks, et teil oleks elu ja seda ülirohkest. Elu ja seda ülirohkest. Jumal on meie varustaja. Jumal ütleb, ma ei lähe sinna praegu, aga Jumal ütleb oma sõnast, see oli psalmides, et et nad tunneksid mu nime. Kui nad ainult tunneksid mul, need, kes loodavad sinu peale, need tunnevad sinu nime. Need, kes loodavad sinu peale, Issand, tunnevad sinu nime. Kas sa tead, mis Jumala nime tähendab? Kui palju tal nimesid on ja mida nad tähendavad? Ma olen varustaja, ma olen tervendaja, ma olen parandaja. Ma olen sinu kindlus, ma olen sinu varjupaik, ma olen rahuvürst. Ma olen rõõmuallikas, ma olen elu leib, ma olen värske vein. Ma olen alla tulnud taevasse elu vesi. Kui sa mind jood, siis sinu ihus ka voolavad elava vee jõed. Kes usub minusse, see kannab vilja. Kes usub minusse. Ja vaata see, kui me saame selle usu kätte, et Jeesusest väljaspool ei ole mitte midagi. On see kõik hästi? Jeesuse nimel me võtame meelevalla selle madala vere rõhule ja me käsime selle taanduda ja me kuulutame normaliseerumist vererõhule, selle enesetundeni, Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja. Olgu ta vaba, olgu ta terve. Tänu sulle, Issand. Tänu sulle, Issand. Ja see, mis siis jüngritega ja see juhtus, oli see, mida siis Peetrus, eks ju, kui nad ütlesid, et see on Jeesus. Me saime ju, vaadake, noodid on täis. Ja vaata, meie elu kannab ka vilja. Armastus kannab vilja. Kui me anname ennast Jumalale kätte, kui minu naine ei annaks mulle kätte, ütleks mulle niimoodi, et tead, kallis mees, ma armastan sind küll, aga ma ei anna ennast sulle. Palju meil lapsi oleks siis? 2 kassi. Koerad ja kassid. Kallis mees, ma ei taha minna oma keha tead kaotada. Paksuks ja koledaks minna. Kaua mul see suhe siis püsiks? Vaata, Jumal ootab, et me annaksime ennast talle ju kätte. Ja Jumal tahab, et ka meie kannaksime vilja. Ja Jumal tahab ka meie ellu tuua vaimulikke lapsi.
ma tahan seda öelda. Ja et vaimulikku lapsi saada, armsad, see lapse, ütleme, tegemine on väga rõõmus pool. Lapse kasvatamine on teine. Tegemise rõõm on rõõm. Aga neid kasvatada, see on väljakutse. Kuulutada evangeeliumi ja tuua inimesi päästmisele, näha, kuidas inimene saab päästetud, võtab Jeesuse vastu. See on selline rõõm. Aga nüüd mis edasi? Teda on vaja hakata tegelema. Teda on hakata ju vaja toitma. Teda on vaja hakata ju, tema eest on vaja hakata ju hoolitsema. Olema talle eeskujuks. Palvetama tema eest. Mida Jeesus ütles Peetrusele? Kui sa mind armastad. Kõigepealt ütles, sööda mu tallekesi. Mu väiksed tallekesi. Ja siis teisena ütles, kui sa mind armastad, siis hoia neid kui karjane. Ja kolmandana ütles, et kui sa mind armastad, siis sööda mu lambaid. Lambad on juba suuremad tegelased. Tallekesi, ole karjane ja anna ka tahket roogu. Ja vaata, meie, kes oleme Jumalaga lepingus, me peaksime kandma seda vilja ja valmis olema teenima inimesi. Sest mida Jeesus ütles, kes saavad palka taevas? Kas need, kes tegid suuri imesid ja tunnustähti? Või need, kes toitsid vaesed, näljasid, panid riidesse, käisid lesknaisi vaatamas, vaeslapsi vaatamas. Ma olen käinud vaeslapsi ja lesknaisi vaatamas. Teate, milline Jumala nagu rahu selle peal on. See on midagi nii teistmoodi. Ja samas mina ei fokusseeri nagu imedele tunnustada. Ma olen näinud imes, ma olen näinud vaimude manifesteerimist. Ma ei ole sellest täna üldse vaimustatud. Ma olen vaimustuses sellest, kui ma näen või leian, et mu sees on tuli ja see on armastus täis. Ja kui ma näen, et teine saab süüdatud ja kui teine saab toidetud ja söödetud ja üles tõstetud. See on see. Ja vaata, Jeesus ütles, et minu leib on see, kui ma teen isa tahet. See mind toidab. Ja seega meid toidab, kui me hakkame tegema Jumala päris tahet. Nägema inimesi enda ümber. Ja valmis panema oma elu, et kandma hakata inimeste koormaid. Üksteise koormaid. Ja see, millest täna mina läbi lähen, see on selline kool, armsad. See on selline hindamatu kool. Mina mõtlesin, et ma tahaks olla teenistuja, rääkida avalikult ja palvetada ja kurja vaime välja ajada ja Jeesus kuulutada ja teha vägevaid tegusid ja tunnustähti. Ja teate, ja Jumal kaistis seda ja Jumal andis seda. Aga teate, mis ma avastasin? Ma olen hoopis teistsugune, kui ma olen kodus lastega, kes jonnivad, kes panevad vastu, kes ei tee seda, mida ma tahan, et nad teeksid. Ja siis ma näen, milline juurikas mu sees tegelikult peidus on. Ja seda juurikat Jumal nüüd liibibki, et see välja saada. Ja ma olen sellises seisukohal, et kui ma oma lastega ükskord hakkama saan, siis ei ole mulle võimatut enam mitte miski. Sest nad on kõik sellised produktid. Igaüks oma ette. Ja teate, Jumal annab meile inimesi, kui me tahame. Ja ma ütlen niimoodi, et Jumal ei anna mulle teisi inimesi, sellepärast, et mul on praegu oma lastega kool. Kui ta annab, siis ta annab. Aga ma tahan siis üles õhutada sellest, et me oleksime valmis ja lootusest, mis meil sees on. Amen. Ja see minna sellesse Jumala kutsumisse, et Jumal, ma tahan olla see, kes toidab vaesed, olla rikas iga hea teo tarvis. Kas ta? Ei käi peale? Ei. Halleluuja.
et see usk, mille ma olen kätte saanud täna, et Jumal hoolitseb vaatamata minu nagu puudustele, suutmatusele, Jumal hoolitseb, kui ma ainult osutun ustavaks, kui ma osutun jääda kindlaks. Ärge kaotagem seda lootust, mis meil on Jeesuses Kristuses. Teie, minu, meie usu pärast käib sõda. Ja Jumal hoolitseb. Ja ma annan lõppu veel kiire tunnistuse. Kui ma ehitasin oma maja või ehitan, siis mingi ehituspraht läks mulle silma vahekusse silma selle reede õhtus või paar nädalat tagasi. Laupäeva hommikuks oli silm nii punane ja nii paistes ja nii valus, et ma jooksin kiiresti apteeki, et sealt mingisugust rohtu saada. Ja siis apteek vaatab, et oi, te peaksite ruttu EMO-sse minema. Ja see ehmatas mind ära, ma jooksin kiiresti EMO-sse ja andsin oma isikutunnistuse, et saada silmaarsti juurde. Siis registratuurist öeldakse, vabandage väga, aga teil ei ole tervisekindlustust. Mõtlesin, mis nüüd saab? No mis ikka saab, 125 eurot palun makske. Visiiditasu. Mõtlesin, aga mul ei ole seda raha praegu. No siis ma ei saa teid kuidagi aidata. Ja ma sain aru, et see 125 eurot oli ainult visiiditasu, millel oleks lisandunud veel arsti juures olemise tasu, millel oleks veel lisandunud siis rohtude tasu, mis nad oleks mulle välja kirjutanud. Ja ma sain aru, et ma ei saa sellest Paabeli süsteemist abi. Selle maailma süsteemi poolt ma ei saa abi. Sellepärast, et mul ei ole nii-öelda kuskil nagu registreeritud. Ma olen Jumala riigi töötegija, aga ma ei ole ametlikult nii-öelda tööl kuskil. Ja ma läksin sealt välja. Mõtlesin, et ei ole midagi. Ma läksin sealt välja ja teate, mu silm oli nii valus, mu pea nagu lõhkus, selline surve oli mu üle, tohutult tugev surve. Ma näitan teile pärast piltiga, ma tegin sellest silmast pilt. Ja teate, selline hirm tuli sisse, et kui ma nüüd abi ei saa, siis ma jään pimedaks, et tuleb mingi silmapõletik ja silm väärab peast välja. Ma ei tea, niisugused igasugused mõtted käisid. Hirmu mõtted, nagu automaadist nagu lastakse. Kui ma nüüd abi ei saa, siis juhtub midagi väga hullu. Ja ma olin seal ja ma läksin sealt samas haigla ees, ma ütlesin, et Jeesus, kui ma ei saa siit abi, siis sinu käest ikka saan. Sina oled minu tervendaja. Kui ma ei tunnen sinu nime, ma tean, et sinu nimi on tervendaja. Kõik, kes loodavad sinu peale, need on need, kes tunnevad sinu nime, issand, ja sina oled minu tervendaja, sinu parandaja ja mul ei ole vaja arste, kui sina oled minu tervendaja. Ja teate, nii kui ma need sõnad ütlesin, mu pead käis mingi raks ära ja mu rõhumine oli läinud ühe hetkega. Ja selline rõõm tuli sisse. Ja ma läksin sealt peaaegu, et jalad õhus minema. Ja selline tänu ja selline kiitus oli mu sees. Kui ma vaatasin autopeeglisse, mu silm oli täpselt samasugune. Nagu kui ma läksin, aga mul oli rõõm sees. Ja teate, läks üks päev, läks 2 päeva, läks 3 päeva, aga 3. päeval lõpus oli mu silm täiesti terve. Ilma rõhuta, ilma arstita. Jumal ehitab meie usku niimoodi üles. Jumal ehitab meie usku üles. Ja ka sina, kui sa tunnistad, et Jeesus on sinu päästja, ta on sinu parandaja, ta on sinu tervendaja, ta on sinu varustaja, siis ei ole mitte midagi võimatut sulle. Ja sellepärast me annamegi täna kogu au Jeesusele Kristusele, kes ei tee vahet isikute vahel. See on minu tunnistus täna. See on see, millesse ma usun. Ja see on see, mida ma näen Jumala sõnas, kui ma ainult jään kindlaks sellele, mida ta on öelnud. Ja kui ma ei lase ennast kõigutada inimeste poolt, ma ei lase ennast kõigutada olukordade poolt, ma ei lase ennast kõigutada oma lähedaste vastuseisu poolt,
sest me kogeme seda, et meil on vastuseis, et meil on palju lapsi. See käib millegipärast paljudele närvidele. Jah. Aga see on vaimne asi. See on vaimne asi. Me saame aru, et see ei ole inimlik. Sellepärast see käib paljudele nagu vastumeelt, et me oleme Jumala tahtes. Ja kui sa oled Jumala tahtes, sa kannad vilja ja siis need, kes vilja ei kanna, tahtsin peale siukse pilgu. Ja üritavad siin maha saada. Aga kui me kanname vilja, siis ainult selleks, et taevane isa saaks austus ja tänu, sest iseenesest me ei suuda ju mitte midagi. Ja sellepärast ma tahangi, kui sa lubad lihtsalt paluda sinu eest, just nüüd ja praegu. Sellega ma nüüd lõpetan. Et me ei oleks need, kes vaatavad Jeesust eema. Et me ei soendaks ennast võõra tule juures. Ja me oleksime need, kes on ise tuld täis. Ja me ei üritaks seda tuld kuidagi raamidesse panna, sellepärast, et proovi sa kuidagi tuld kuidagi vaos hoida. Kui tuli süttib, siis see läheb lihtsalt. See lihtsalt läheb. Et me ei kaotaks seda tuld. Et me ei kaotaks. Et me ei oleks leiged. Mis juhtub leigetega? Sügitatakse. Ole külm või ole kuum, ära ole leig. Oleme täis tuld, sest Jumala sõna ütleb, et ta on tulnud selleks, et ristida meid püha vaimu ja tulega. Ja sellepärast taotlegem seda, otsigem seda, las see tuli põleb meie sees ja siis ei ole võimatud meile mitte midagi. Inimesed on kallid, lapsed ei käi närvidele. Me oleme võimelised armastama inimesi, ka neid, kes meid taga kiusavad, kes taga räägivad, kes valetavad meie kohta, sinu kohta. Sa oled võimeline armastama inimesi. Ja sellepärast sa käid ka vastu meelt paljudele, et sa armastad inimesi. Sa ei jookse nagu selle ulaeluga kaasa. Ja teate, see sõnum ongi ju nii lihtne. Olgem täis tuld. Olgem täis püha vaimu. Laskem ennast tühjaks teha. Iseendast. Pangem maha igasugune koormav patt või takerduv patt. Ärgem olge tugevad iseenestest, vaid olgem tugevad temas. Tema jõus, tema vägevuses. Et Jeesus oleks meie elu keskmes. Et me nendes võitlustes jääksime püsima ja peaksime lõpuni vastu, kuni tema tuleb. Palk on suur, armsad. Palk on suur. Ja mu naine on nii õnnelik selle üle, et ta on 7 lapse ema. Ta on õnnelik selle. See ei ole niimoodi. Ta nutab küll vahest, et miks see iiveldus nii raske peaks olema. Kas Jumal siis ei saaks seda ära võtta. Aga ta ütleb niimoodi, tänu nende iivelduste keskel ta on Jumalale nii lähedale saanud. Ja ta saanud sellise rõõmu enda sisse. Ja vaat seda rõõmu enam ei võta mitte keegi temalt ära. Ja need raskused, mis meil on osaks saanud läbi laste kahjutamise ja selle nagu nende olukordade, see meid Jumalale lähemale viib. Et me ei karda enam raskusi ja me ei ole need, kes eemalt vaatavad Jeesusele. Me ei ole need Peetrused. Ja ma olen võimeline, kui ma olen ise tuld täis, ma olen võimeline andma seda, mida Jumal tahab, et ma annaksin. Hoidma lambaid, tallekesi, olema hea karjale. Olgem seda sama tuld. Ja seda sama taevaleiba, taevavett, eluvett täis. Halleluja. Kui sa oled nõus, siis ma palun, et sa tõuseksid püsti ja palutaksid. Kallis Taava isa, kallis Jeesus, aitäh sulle selle imelise päeva eest siin. Aitäh sulle armsate kallite õdede vendade eest. Et sa oled meid täna kokku toonud siia sellesse paika. Et sa ise kõnetad ja räägid. Ja seega ma palun, et see tuli, mille sa oled tõotanud anda meile läbi püha vaimu, et see põleks meie sees, et see ei kustuks. Ma palun, et me ei soendaks ennast võõrast tulest kuskil. Ei läheks sinust eemale, kui raskused tulevad. Ja kui meid läbi katsutakse,
vaid me just nimelt pöörduksime sinu poole, hoiaksime sinust kinni ja tunneksime sinu nime, et sa oled ustav ja õige ja sa ei lase meile rohkem osaks saada, kui me jaksame kanda. Sa oled meie varustaja, sa oled meie trööstaja, sa oled meie lohutaja. Sa oled meie kindel varjupaik häda ajal. Sina, issand, annad meile kõik, mida me vajame eluks ja sinu kartuseks. Ja seepärast ma palun iga siin olija ees, et sinu tuli põleks, sinu tuli läheks sügavale hinge, vaimu, ihu, et me oleksime täis seda elu, issand. Et me lihtsalt põkatame seda välja. Ja need, kes meie ümber on, need, kellega me kohtume, saaksid osa sellest elust. O issand, anna meile andeks, kui me oleme eksinud, kui me oleme kuidagi lootuse omaenda jõu võimekuse peale mõelnud, kui me oleme muretsema hakanud, kui me oleme kuidagi kibestunud või inimeste peale vaadanud. Anna meile andeks, Jeesus. Me parandame meelt, me pöördume ära sellest hoiakust, sellest südame suhtumisest ja vaatame, Jeesus, ainult sinu peale. Tee meid terveks. Mul kisun välja kõik vaenlased, tigedad nooled, mis on lastud igaühe või kellegi sisse siin. Ma näen lihtsalt vaimus, et on nagu süda on mingisuguseid noolekesi täis, aga need murduvad just nüüd ja praegult. Ja see vereringe Jeesuse Kristuga saab taastuma. Ja Jeesuse Kristuse veri peseb ja puhastab sind kõigest ülekohtust. Too see avalikkuse kätte, too see valguse kätte ja issand on ustav õige. Ta annab sulle andeks, ta puhastab, ta peseb sind, ta trööstib sind ja ta täidab sind oma usuga, taevaliku usuga. Ja las taevas elab meie sees, issand. Las me oleme need, kes käivad värskuses. Et me ei ole ise koormatud, et me ei ole ise alla surutud ega rujutud, et me ei oleks need, kes kustuvad, issand, vaid me oleme need, kes rohkem põlevad sinule, issand. Saame rohkem ja rohkem ja rohkem tuld täis, issand. Ja usus kasvame ja edeneme selles. Ja elav sõna on meie suus. Elav sõna on meie südames. Ja pese meie silmad, issand, nii et me näeksime oma ligimest läbi sinu silmade. Et me ei vaataks nende peale kui patuste peale, vaid vaataksime nende peale, kes on kadunud, issand, keda sina otsid, keda sina tahad kätte saada, issand. Et me oleksime sinu kaastöölised, kes teevad sinuga seda head tööd, kes toidavad näljased, panevad riide, neid, kes on alasti, käivad vaatamas vaeslapsi, lesknaisi, kes käivad haiged vaatamas, palvetamas nende eest, issand, et me oleksime head, või need rikkad iga hea teo tarvis, rikkad. Ja Jumal ütleb, ma kogen oma vaimu läbi, nagu ta õhutaks ütlemaks sulle, ma olen teid teinud rikkaks. Minus on rikkalikud varaaidad ja ma toon teid sinna, et te kannaksite vilja. Ja kannaksite seda pärandit, millesse ma olen teid tõmmanud. Halleluja. Ja jääde viljatuks, kui te olete innukad tegemaks tema tahet. Et see on issanda, või see on meie leib, kui me teeme issanda tahet. Halleluja. Ma õnnistan igat siin olijat. Õnnistan igat venda ja õde, issand. Ja ma tänan, et see sõna on meid üles ehitanud. See on õhutanud, see on julgustanud meid. See on meid vabaks ja terveks teinud, issand. Ja me jätkame ja lähme edasi, issand. Kinnita neid, kes on nõrgemaks jäänud. Ja süüta see tuli taas meie sees põlema. Süüta see, issand. Me puhume selle lõkkele, et see põleks eredalt meie sees ja me ei lase sellel kustuda. Halleluja, halleluja, tänu Jeesusele. Jeesus, sinu nimel me palume ja täname. Amen. Õnnistusi, rahu ja ma olen veel siin, et palvetada, et teenida ja see on selline sõnum.